käib töö ja viilekool. Kas pulli ka täna saab? Ikka saab. Oleme siin. Me oleme Pullis, restoran Pullis ja mitte esimest korda. Ma olen olnud siin Karl-Erik Taukariga hommikusöögil. Ja täna arva ära, kellega ma olen? Sofiaga. Õige. Sofiaga Sadu bändist. Väga kuulus. Sa oled kindlasti kuulnud. Olen kuulnud, olen kohtunud. Oled kohtunud isegi nendega või? Ja ikka. Okei, aga enne kui ta jõuab, ta jääb pisut hiljaks, siis ma mõtlesin, et ma räägiks siis põhibossiga, ehk Masterchefiga Taigo Lepik, aga sa oled, ma just enne, kui saade hakkas, küsisin su käest, kas sind ei ole nagu moositud Masterchefi ja sina vastasid? Kahjuks aeg on kitsas. Just, et on kutsutud, on ju? Kutsutud, pakutud, jah, aga lõppkokkuvõttes vaatame tõele näkku, kui ei ole seda paari nädalat. Näe, põhisüüdlane sind rääkisime just, aga... Tere! Aga sa võidki kohe meie kahe vahel olla, pane kott korra, viska siia. Sul ei ole mikrofoni vaja, me küsime 2 küsimust sinu käest ka. Ma tulin just jõuest, ma ei tea, kui välja. Ei, ma tahan, et sa jätad mantli selga, rumal tüdruk, pärast võtad ära. See televärk nagu, ma ei tea. See peab loomulik olema. Ma olen väga loomulik. Nii, sina hinga sisse välja, meie Taigoga räägime. Räägige ja samal ajal. Ja sina kuula. Nii, ühesõnaga, teda kutsuti Masterchefi ja inimene on nii hõivatud, et tal lihtsalt ei olnud aega sinna minna. Ajaperiood, kui need filmivõtted toimusid, see lihtsalt oli pigem kiirem moment. Küsimus oli see, et kas iga kuu on kiire, vaid see aeg lihtsalt ei sobi. Aga tegelikkus ja tõde on see, et sul ei ole rohkem reklaami vaja, sa oled nii kuulus, nii samagi, et saadetesse lähevad need, kellel on rohkem feimi vaja. See oli õelalt öeldud praegu, aga kusjuures Sofi, tohin ma sind Sofiks kutsuda? Absoluutselt, peabki. Sofi kusjuures ütles ka, tal ei olnud aega ja ma imestan, et ta tuli üldse, sellepärast, et Sadu on, ma ei kujuta ette, mis sul suvel üldse juhtuma hakkab, see on hullu maja. Keegi ei kujuta, mina ise ka ei kujuta. Ööpaas on 48 tundi ja ühes kuus on 50 päeva. Jah, mulle tundub küll, et on niimoodi nüüdsest. Just, et see on täiesti hullu maja, me räägime sellest pikemas intervjuus. Aga ma tahtsin toidust rääkida, et teate, mis juhtus? Ma tulin siia hommikusöögile täna, no meil hiline hommikusöök, sest staarid ei tõuse küll 8 hommikul, on ju, vabandage. Kella 9. Just. Aga see pull, see koht, mis minu jaoks nagu natuke tähendab nagu fancy't restorani, on ju, et siin käiks õhtusöögil ja nii edasi. Ta on täiesti jumala täis. Esiteks siit teiselt korruselt me peksime inimesed ära. Väga ebaviisakas. Absoluutselt ja sinu pärast kusjuures. Ja see on täis ja kogu aeg ma nägin, ma olin vahepeal all, voorib sisse välja. Osad saadetakse lihtsalt ära. Et mis siin toimub, mis asja te siin, mis imerooga te pakute siin? No ütleme nii, see on lõunaperiood. Inimestel on kuskil 12-1 vahel. Eestlastel on varajane lõuna. Nii. Varajane lõuna, hiline hommik, kuidas tõlgendada. No mida nad söövad siin siis? Päevapakkumised meil vahetuvad iga päev. Ehk siis nad saavadki valida, kas praad, salat või supp. Magustoitu kahjuks mitte, magus on tavamenüü alusel. Sest ma arvan, et päeva magus restorani kontekstis väga ei kõneta, sest inimesed siiski tulevad saama lõunat. Kas nad võtavad 3 käiku lõunale, neid lõunaid on pigem vähe, sest see lõuna aeg on siiski limiteeritud. Et me ei ole Prantsusmaal, kus on 3 käiku või pudel veini, me siiski oleme Eestis. Kurb. Me võtame küll 3 käiku ja pudel veini. Veini ma ei joo, aga kui alkohova mulli on vabalt. Kuule, ma vaatasin jookidest, siin oli jube huvitavad asjad. Ma ei ole õlujooja muidugi, aga siin oli täiesti haigete, ilusate nimedega. Kurat, salati lehele läks siis. Käsid õlad Pühast ja Madame Butterfly. Amber Ale, see on siis eriti kuldne, eks ole. Nii, Koh Kipper Indian Pale. Okei, Koh Kallis meeõlu. Nad on juba need nimed on nagu nii ägedad, et ma tahaks, tuli ilge õluisu hilishommikul siin. Aga kes keelab anu? Absoluutselt. Kas keegi on öelnud, mis keel on sobilik? Just. Aga räägi siis nendest hindadest ka. Eesti inimene alati, ma tean, mul on natuke vahel ette heidetud. Räägid siin söökidest ja asjadest ja kõigest. Aga küsi hinda ka. Aga meil on siin lõunapakkumised. Aga palju need maksavad siis? Päevapraad on 8,90.
päevas salat on 7,90 ja supp sama. See on sellise peene koha kohta on see super hea pakkumine. Ma ütleks, et piirkondlikult me oleme, kuna Rotermann on üsna tiheda asustusega restoranide vaates, siis see dikteerib ka hinnad. Keegi sai eest ära minna ja keegi saab liiga maha jääda. Okay. Ehk siis kui natukene ümberringi vaadata, siis samas vahemikus nad jäävad. Varieeruvad paarikümne sendiga, aga lõppkokkuvõttes sama koht. Okei, me oleme Rotermannis, seda ma unustasin öelda, sest meil on ka härg, mis on ju seal Maakri kandis ja sellel läheb ka mega hästi. On ju. Ja varsti tuleb lehmake. Ja siis tuleb vasikas. Sellest mina ei ole kuulnud, Elma tahan kohe kõike kuulda. Ega ma ka mitte, aga las ta olla. Ju jääb, on ju. Üks vale punn on siin. Aga mis on see roog, mida inimesed siin nagu kõige rohkem himustavad? Vaata, et sa ei saa seda võtta mitte kunagi menüüst maha. Sest kas sul, Sofi, ei ole nii, et lähed, sul tekib mingi oma lemmikkoht ja siis sa lähed sinna ja siis kurjam nad on selle toidu ära võtnud menüüst. Aga me vahetasime kevadmenüü, aga me tegime talvemenüü. Mis mõttes? Ma tahan oma rooga, mis mulle väga meeldis menüüst. Sul ei ole juhtunud nii? On olnud hetki, mitte liiga palju võib-olla, ma ei ole nagu liiga pirts. Aga tõesti, kui see, et sa leiad selle oma lemmikkoha ja sa seda teatud rooga kogu aeg tarbid, et siis... No aga ma ei tea, sellel on kindlasti mingi põhjus, miks seda välja vahetatakse ka. Jah. Kuidas te julgete? Ütleme nii, et menüü koha pealt, igal asjal on põhjus, mis läheb välja. Mõned asjad omavad teatavat nagu puutumatuse staatust. Nagu söesteik, mis on enda obralutsu nimitoit, milline ta jõudis paarkümmend aastat tagasi. Ehk siis see on nii-öelda nagu see signatuur. Okay. See on valmistatud siis... veise riibai tükist, mis on ujuvlaagerdusega mõnusalt suus sulav Uruguayst. Uruguay lehm või? Uruguay pull siis või? Pigem pull, mitte lehm. Okay. Sina vaata nii kaua menüüd ja mõtle, mis siin... Ma nüüd tohin ära võtta selle... Ei, sa veel ei tohi. Oota, ma nii kaua räägin toidust või? Las tema lihtsalt mõtle, vaata ja unist. Sul on ime ilus mantel. Ma lasen siin toimetada. Mulle ei ainult joogid. Ühesõnaga, see marmor sealt, kus ta Uruguay. Jah, et sealt. Aga selline, ütleme, aga kui tuleb inimene, kes liha ei söö, kuule, kas sina liha... Kas liha... Kuidas ma ütlen... liha mitte armastavale inimesele või see, kes on läinud siis nii-öelda enda arvates hirmus tervislikuks ja sööb ainult elavaid taimi. Et kas nendele ka midagi siin on? Ja ikka, selles mõttes, et need taimne valik ongi pigem vegan valik. Selle lihtsus on selles, et see sobib enamus allergikutele. Kui see allergia nimekiri on üks A4, siis mitte selleks, et ma kombineerin lihtsalt erinevatest tarvikutest mingid köögiviljad kokku, vaid et ta siiski saaks ka omaette elamuse, siis see üks toit on nii vegan kui enamus allergiatele sobilik. See ei tähenda seda, et seal mitte midagi ei ole, vaid enam levinud allergeenid on välja jäetud. Mis isest ei ole üldsegi keeruline. Laktoos vegan puhul jääb automaatselt välja, gluteeni ei ole keeruline kõrvale jätta ja nii edasi. Et natukene nagu selle suunaga võetud. Mis su enda lemmik on siin? Need varieeruvad. Süüd sa üldse enda restotoitu? Ja ikka. Ma pigem ütleks, et ma ei suuda kunagi mõtestada lemmiktoitu. Kui ma hommikul ärkan üles, ma ei tea, mida ma lõunaks tahaks. Selles mõttes, et see sõltub sellest, et kas ma lähen poodi, kas ma lähen turule, mida ma näen ja millised emotsioonid tekivad. Ja kas see on jaanipäeval ja jõulutaeg täpselt sama, kahjuks ei ole. Tõsi ta on. Sofi, mina tahan, tule korra siia, mina tahan küsida sinu käest ikkagi seda, et tule, ja siis ole keskel, sul ei ole mikrofoni. Tutvume ka ära, mina olen Sofi väga meeldi. Issand jumal, väga vabandan. See on nagu viisakas, et õudne inimene. Ühesõnaga, ma tahan sinu toitumisharjumustest ka kuulata. Ärkan üles, sa kuulsid, mis inimene ütles. Ta ei tea, mida hommikul, mida ta lõunaks tahab. Mis harjumused sul on? No harjumus, ütleme niimoodi, et see oleneb nädalast ja oleneb sellest, milline mu päevaplaan, aga tavataks on ikkagi see, et korralik toit ja hommikusöök, peamiselt muna ja kodujuust ja midagi sinna kõrvale ka.
lõunaks täpselt samamoodi, kas mingisugune lihaline või ma ei tea, riis-hakklihaga on ju, no ma olen lihtne inimene, et peaasi, et see on nagu toitev ja hoiab mind nagu liikumises, sest et ma olen üsna tiheda graafikuga. Sa oled artist, kas sa ei ole see artist, kes sirgeldab mööda bensiinijaamasid ja sööb neid? Mis asjad seal on need võikud ja ma püüan mitte, vorstid? Sest ma tean, et see mulle nagu head idee ja lõppkokkuvõttes ta korra täidab selle kõhu ära, aga noh, pikas pildis ei anna mulle väga midagi, et ma püüan mitte, kindlasti vahepeal söön oma sõnu ka, aga ma püüan ikkagi nagu midagi head ja toitvat enda jaoks nagu kütteks sisestada. Aga sinu lemmik, kas sa leidsid siit menüüst ka midagi? No absoluutselt, see marmorsteik kõlab väga hästi juba. Ma ei saa mitte midagi öelda, mulle lihtsalt steik kui selline endale väga hästi. Sa oled lihasööja naine. Noh, jah, mulle nagu meeldib ja kui see on hästi tehtud ka, siis ma eemale seda endast ei liku, jah. Okei. Kas sa... Aga kõik on väga põnev selles mõttes, et... On ju jube lahe see nimekiri on siin. Et kohe, minu meelest ülioluline on see, kui mina täna teen menüü lahti, et mul hakkaksid tekkima neelud. Ja seda väga tihti ei juhtu viimasel ajal. Huvitav, miks? Et miski asi nagu ei üllata. Ja siin ma hakkasin järjest panema, panin ruttu plaks kinni. Sellepärast, et niimoodi ei saa intervjuud teha. Hakkas keeruline, just. Aga artistina enne kui me läheme pika intervjuu ikkagi ma tahaks küsida seda, kas nüüd see, et sa paned täie rauaga ringi ja nagu laksad tõesti, 24/7 ütleme, ja suvi tuleb veel hullem, kas see ikkagi ei mõju sinu tervisele, sest et olgem ausad, sa ei saa, sul ei ole aega nagu... Ainus asi, mida ma praegusel hetkel pean tegema elus, on anda häid kontserte ja hoida oma tervist. Ja kui selline see elu on ja kui ainult seda põhimõtteliselt on vaja teha enda eest nagu hoolitseda, siis ma ei saa nagu mitte kuidagi viriseda oma elu üle ja ma ei tea, trenni peab tegema, magama peab, toituma peab kenasti, et kõik need ära leierdatud baasvajadused, mis on teadagi kõigile, see on A ja O, midagi ei ole teha. Ja raha tuleb kokku kraapida sellepärast, et kunagi või teada ju, millal... Ei, absoluutselt selles see mõttes... See lõpeb, ja. Ei, absoluutselt, ma olen vägagi seda meelt, et ma ei lase kindlasti selle mõtteviisi pealt, et nüüd järgmist 10 aastat nii lihtne ja ilus elu ongi, et me kunagi tea, millal see võib läbi saada tõepoolest ja millal seda 41 juures teiki enam ei saa endale lubada. 41 eurtsi või? Oh my god! Aga järelikult ta pole väga hea. See peab ülihea olema. Issand, kuule, kas sa oled mingi second opinion on sul ka olemas plan B, et... Mille jaoks? Kui ei lähe... Kui ei vea välja või? Jah, kui ei vea välja, see oli hästi. Kui ei lähe hästi selle muusikukarjääriga. Mõni tagavaruplaan ikka võib-olla on, aga ma ei taha selle peale mõelda, ma arvan praegu. Ma pigistan selles sust pikemas intervjuust välja. Kas sul on plan B? Kahjuks ei ole tekkinud. Ei ole vajadust, on ju? Ei, ikka on vajadus, aga ma ei ole mõelnud selle peale. On aega mõelda. Ütleb saagi mei. Ma loodan, et ei ole veel. Ei, ma lihtsalt mõtlen šefide või kokkade peale sellepärast, et me siin naerame ihihi ja mõtleme, et tal on jube lahe amet. See on kohutavalt stressirohke amet. Me oleme ju näinud igasugustest nüüd tõsielu saadetest ju ka, et see on higipull ikkagi otsa eest. Sa vastutad nii paljud asjadest, täpselt selle eest ka, et kui klient vaatab menüüsse, tal tekiks see isu. Ei, kui see isu enam ei teki, siis on kõik finito. Ja kui selle taga ongi meeskond. Menüü valmib meeskonnaga, meeskond teeb selle valmis ja meeskonnaga joostakse koos ühte restorani. Küsimus on see, et ühel on raske, vaid see nii-öelda on jagatud siiski. Mitte jagatud otseselt vastutus, aga igaüks veendub selles, et nad igapäevaselt annavad enda parima toidu. Ja siis see teekond on natukene lihtsam. No aga jõudu teile mõlemale, aga mõlemad suured staarid siin. Nii et andke tuld. Ja siis ei ole plan B-d vajagi. On ju? Jah. Loodame. Jah, kuni njau. Aga meie läheme pikema intervjuu juurde. Siis toidud juba ootavad, vaata, mis seal sind ootavad juba. Oi, kui põnev. Oh my god, meil kaamera taga olev isik teab rohkem kui mina. Teil on, Michelin tärni ei ole veel? Tärni ei ole, on Michelin soovitus ja härjal on Michelin piipgurmand. Wow, mis tähendab seda, et see ajab ju veel rohkem närvi.
kas sa ei mõtle igapäevaselt, et järsku siin on mingi nuhk istub lauas ja paneb sinna mingeid linnukesi kirja? Ma usun, et seda ärevust on vähem kui neil, kellel on 1, 2 või 3 tärni. Et see nagu, sa oled nagu ootelistis siis nagu või? Ja pigem on see, et iga klient on sarnane ja sa ei võta ühtegi erinevalt eelnevast. Ehk siis sa pingutad iga kliendi nimel, sest iga klient võib olla su potentsiaalne külaline, kes kirjutab mingid kommentaare. Okei. Need, kes üritavad välja mõelda, et kes inspektorid on, see ei vääri nii palju tähelepanu, sest kunagi olid linnalegendid, et üksikud inimesed on inspektorid, täna see müüt on murtud, esinevad ka kahekesi. Ja kas see on väga oluline, et avaldada muljet inspektorile või ülejäänud klientidele? Kes on siis põhilised, kes lõpuks siin käima hakkavad. Aga mina arvan ikkagi jälle, tark räägib siin, et kui on tärnid seal taga või siin all, siis see kuidagi erutab inimesi. Ja nad tahavad nagu, isegi see mainimine, et teil on see Michelini mainimine, see erutab, siia ma tahan minna sinna. See annab teatava kindluse. Kui ma ise reisin, siis ma vaatan aeg-ajalt neid soovitusi ja need kohad langevad kohati sealt nii-öelda soovituste põhjal. Lähed tundmatusse riiki, võtad soovitused lahti, sul on mingisugune orientil, see on nagu kvaliteedimärgis nii-öelda. Et sa ei lähe nagu lihtsalt nurga taha, kus võib juhtuda 50-50 versioon. Soovitusega enamasti sa siiski jääd rahule. Maitsed ja eelistused peakukkade lõikes või külaliste lõikes on erinevad, aga su kindlus on suurem. Selve juttu. Okei. Mina tänan. Edu. Mina ka. Ja jääme tärne ootama. Just. Kuigi soovitus on minu jaoks isegi sobilikum. Ongi nii või? Tärnid on toredad, aga tärnidega kaasnevad pigem kulutused, mitte tulud. Ahaa. Sest sul meeskond läheb automaatselt suuremaks, su tooraine võimalik, et läheb väärtuslikumaks, su hinnatase läheb sul kõrgemaks. Just. Ja siis kõrgem hinnatase vähendab ka nii-öelda seda kliendi baasi, kes on võimelised seda maksma. Ehk siis sa pead tegelema sellise osaga. Ja see kasumlikkus pahatihti tärnide puhul kõik vaatavad hindu, mõtlevad, et see menüü maksab 400 €, nad upuvad rahas. Kahjuks see pidu ei ole nii suur. Et te peate need hinnad alla tõmbama, kulud lähevad suuremaks ja kasvuma väiksem. Jah. Matemaatiksi. Et see mõttes, ja kas need on juhtumeid, kus loobutakse peale 10-15 aastast tärnidega olemist ja tehakse midagi normaalset. Midagi sarnast ja omavad soovitust Piip Gurmandi. Võimalik, et on vähem stressi, kliendid on võimalik, et käiakse tihedamalt, sest see on kättesaadavam. Selge. Ma ei ütle, et tärnid on halvad, igas riigis peaks olema tärnikohad, see nii-öelda tutvustab kõrgemat toidukultuuri, mis selles riigis on olemas ja see palju kuskil on. Eesti iseenesest on väga õnnelik riik, sest meil oli eelmine aasta äkki kas 40 soovitust, mis meie kohta on väga tubli saavutus. Ehk siis Eestis on hea toit. See oli väga hea ja mõnus ülevaade. Aitäh, operaator Kõps seal sellise küsimuse eest. Ja aitäh sulle ka. Aitäh.